Tere, mina olen Jokker, minuga on Kati. Et vaatasin, et täna sai mu blogi vaatamist 2 miljonit korda täis, et see on päris huvitav number. Et aga palju te siis minust teate, mis me mõtlesime, et teeme Katiga hoopis siukse väikse populaarse küsimustiku. Vastame, nagu on seal TV3-s, et mida vastasin mina 51 küsimusele. Et võtame ette mingi täiesti suvaliselt Tanel Padarile esitatud küsimused, võib-olla mugavdame seal natukene neid enda jaoks, aga ja võib-olla mõned küsimused tulevad veel peale. Aga me teeme siis selle stiilis, et mida vastasin mina vähemalt 51 küsimusele. Äkki saate midagi minust teada, äkki kindlasti saate te Katist midagi teada. Et andke hagu. Okei. Esimene küsimus. Kui sa ei oleks treener siis või kui ma ei tegeleks kulturismiga. Kes sa siis oleksid? Ma olen seda tihti endalt mõelnud ja ausalt öeldes ega ma ei teagi. Siis ma vist niisama oleksin lihtsalt mingi joodik ja vedeleks. Sina ja joodik. Et ma ei tea, aga ausalt öeldes ma olen nii selles mõttes selle ala fänn, et mul ei olegi nagu muid huvisid eriti, et mul on kunagi ole mingi autopede on või autosid. Ma ei tea. On mul imelikud autod on niimoodi, et ma olen seal tuuninud, aga vaadata, et see mind tõmbaks ja mind nagu, ma ei tea, võib-olla oleks lihtsalt jah, mingi traktorist või kuskil künnaks põldu. Ja Kati, kui... Arst. Jah. Seda ma teadsin. Okei. Mida teed vabal ajal? Mida teen vabal ajal? Vabal ajal ma käin kinos jalutamas kui võimalus. Niisama lihtsalt mitte midagi, aga jah. Kui jääb, ütleme nii, et see vaba aeg, et siis jääb söömisest ja trennis ja kõigest nagu üle, et trennis. See on sinuga kinos. Ei, ma olen ka siuke jalutaja, et ma võin täiesti tundide kaupa võin ringi lankida kuskile. Ma arvan lihtsalt, et ei peaks 4 seina vahel passima, et pigem praegu talvel on nagu raskem, aga tegelikult ikka käiks siin, käiks seal ja teeks seda, teeks toda. Võib-olla trenn isegi nagu erinevas jõusaalis on juba siuke nagu võib-olla siis vaba aja tegevus. Ja siis vahepeal mulle meeldib lihtsalt võtta auto ja minna lihtsalt sõita. Ja ei tea, palju seda vaba aega ikka on. Okei, järgmine küsimus. Kas sa oled laristaja või kokkuhoidja? Mina olen laristaja, ma ei suuda kokkuhoidja. Ma olen seda usku, et mida rohkem sa raha välja annad, seda rohkem see raha voog. Selleks, et sisse tuleks, selleks peab välja ka minema. Jah, et ei saa sellist energiavoogu kinni, et muidu on jama. Aga ma ei oska nagu raha hoida, et pigem siis ma kuidagi pean midagi asjalikku sellest siis ostma või soetama, et muidu ma lihtsalt nagu libistan selle ära. Mitte, et seda oleks. Mina olen pigem selles suhtes kokkuhoidja, et ma mõtlen nagu rohkem ette alati, et aga ei, ma olen sellega olen ka nõus, et raha peab ringluses olema. Sest et kui sa seisma jätad, siis ei tule sisse ka kuskilt midagi. Et aga mõistlikkuse piirest. Ma mingi laristaja kindlasti ei ole, et ma pigem nagu siuke mõtlen enne ikka 3 korda läbi, mis ma ostan. Aga ütleme selle laristamise keskel ma ikka nagu üritan ikkagi hoida seda mingisugust, et ma nagu ei larista üle, et vaatan appi, nüüd polegi raha, et siuke nagu ka ei ole, et pigem mul on mingisugune varu on, mille piires ma laristan nagu muidugi koguda ja sukasäärde ja aga ei, ma nii ei taha. Siis oleks nagu täiesti masendav. Okay. Mida hindad naise enim? Sisemist ilu loomulikult, sisemist ilu on kõige tähtsam. Seda ju su. Ma ei tea, ma nagu naises mida hindan, ma hindan suhtes seda,
et asi oleks vastastikune, võib-olla see on nagu kõige tähtsam. Mida hindad sina mehe seni? Peaasi, et no seda on nagu raske niimoodi öelda, mida ma nagu kõige rohkem hindan. Ma ei tea, see kompott peab nagu kokku sobima, mis tal on. Et ei saa nagu olla niimoodi, et oi, ma nagu ühte asja hindan ja siis nagu teised jätan kuidagi viisi kõrvale. Et ega see ühe asja pärast kellega koos ei ole. Et see peab olema lihtsalt siuke perfect match. Täpselt nagu ma räägin, et suhe on üks sild. Kas see sild on kitsas või see sild on lai, mille peal komberdada. Et see on nagu, selles on minu siuke nagu suht alus. Ja. Et kui on ainult üks asi, mingi see on sild on nagu nöör, mööda kõik käimine, et lihtsalt, et ma ei tea, ta on ilus või temas on üks asi on hea, mis mulle meeldib, siis ma ei usu, et see suhe kuskile eriti jõuab. Järgmine küsimus, trussikud või bokserid? Trussikud, mulle ei meeldi bokseri, ma tunnen ebamugavalt lausa nagu vastik. Trussikud on siis nagu need tavalised. Pigem see trussiku lõikega. Bokseri ma tunnen seda väga ebamugavalt, ma ei tea, ma lihtsalt ei suuda neid kanda. Ma olen ostnud, aga ma olen need kogu aeg ära pisanud või kuidagi jäänud mu seisma kuskile. No, kas bokserid ja trussikud? No mina ei kanna neist kumbagi. Mida sina kannad? String. Mitte string ja stringid mulle ka ei meeldi. Kuule, aga palju õnne 2 miljoni puhul. Jah. Et 2 milli sai täis ja loodame, et tuleb 3 milli ka kunagi. Nii. Kas Eesti muusika või välismaa? Mõlemad, absoluutselt, ma olen vist kõige sööjam, ma isegi nagu ei tee vahet, mis raadios parasjagu tuleb, nagu, et kui siis, et võibolla natukene südamelähedasem, ma ei tea, kas isegi enam on, aga kunagi on olnud siis nagu need 80-ndad hitid, aga seal on kõik. Sama. Tean, et sama. Ma võiksin üksi vastata, sest hästi paljud asjad on nii sama. Mille üle oled hetkel elus õnnelik? Ma arvan, et see oli vastus. Ja mille üle sina oled hetkel elus õnnelik? Ma arvan, et mul on sama vastus. Näed. Nii. Et sa oled ise endal olemas. Mis nõu annaksid sa oma 17-aastasele minale? Kasva suureks. Kiirun, ära ole idioot. Maailm ei ole ainult sina ja mingisugune. Mina ei saa vastata sellest, ma olen ju siiamaani 17. Ja. Teadsid, et Kati on 17 alles. Ütlesid, teate? Okei, aga tegelikult naljaks siis 17-aastasele mina. Issand, see oli nii ammu. Kui vana sa Kati oled üldse? Ma olen 27. Aga siis 10 aastat tagasi, selles suhtes ma ei oskagi nagu mingit nii tullu nõu anda, sellepärast, et ma ei kahetse mitte midagi, mis ma oma elus teinud olen ja minu meelest ongi see, et peadki hästi palju lollusi tegema, peadki oma vigadest õppimast, et teiste vigadest ei õpi niikuinii keegi. Et ma olen väga rahul sellega, milline ma 17-sena olin, et ma ei... Võib-olla 17-sena see nõu andmine ei aita, sest seda ei kuulata niikuinii. Jah, et olin ka nagu rahul, pluss ikka nagu hilisemas asjast teist palju asju teistmoodi, aga see selleks, järgmine küsimus. Lemmikvärv. Sinine. Jaa. Mitu tätoveeringut sul on? Sul pole ühtegi, mul on üks. Mul oli üks ja tehke, mis tahate. Tehke oma tätoveeringut, tehke, aga mina ei taha neid, mul ei sobi neid, minu arust need nagu koledad ja nii edasi. Thanks, ta ei ole aina. No okei, kui kuskil mingi üks on või kuskil nii sama, aga mingisugune ikka ei ole minu teema.
aga mul ei ole absoluutselt midagi vastu, mul on hea veel inimeste üle, kellel need tattoo'd on ja nad see teeb neid õnnelikuks. kas päikese või suusareis? Päikese. nii, lemmiksöök? ma arvan, et muna ja kaerahelbed. ei, kusjuures see isegi maitseb mulle päriselt nagu. Ma täna tegin näiteks sihukest asja nagu, võtsin, see pole vahet, kas võtad kana või looma liha, lased hakkliha masinast läbi ja siis võtad kaerahelbeid, teed kaerahelbe putru ja siis segad selle liha ja kaerahelbed segamini ja siis valad natukene mett peale, võib-olla isegi natukene maitsmata jogurteid. Minu arust on see nii mega hea, aga päris lemmik on siis võib-olla ikkagi on need kompressori pannkoogid nii head ja see pannkoog mul iseenesest küll maitseb nagu. Minu meelest see kõlab nii rõvedalt see hakkliha halvasti. Ma ei tea, võib-olla see täiesti võimalik, et see maitseks mulle ka. See on nagu hea süsilisku lihakombo, nagu ma ei viitsi seda liha eraldi närida ja siis ma peidan selle liha sinna hakklihana ära, siis see on nagu ja siis ma liha iseenesest panen veel broileri liha maitseainega ja siis kõik see maitsid on nii ajuvabad kuidagi, aga mulle meeldib. Ma kohe, kui ma tegin seda kombot, siis kui ma laadasin näiteks võistlusteks, ma sõin päevas mitu korda, see oli ma ei oskagi oma lemmiksööki tuua, ma olen siuke, ma söön kõike peale vist ühe asja. Nii, okei. Kas siin küsimust ei olnud, et mis on su kõige mitte lemmikum söök? See on järgmine küsimus. Aga verivorstid, Kati, kuidas nendega on? Ja nüüd ma tahan küll homme süüa. Aga ei, mulle kala näiteks meeldib väga või kõik mingid mereannid. Et võib-olla need siis on lemmikud. Ja järgmine küsimus ongi siis, et kõige vähem lemmiksöök. No ma tean, et Katil on see paprika, siis on... See ei ole isegi mu kõige vähem lemmiksöök, vaid minu meelest see on üks kõige jälgim asi, mis maailmas üldse olemas on. Mul nagu sükest asja ei ole, ma mäletan kunagi ma sõin konservi mais ja ma lihtsalt hakkasin konkreetselt opsele ja ma ei ole sellest nagu üle saanud ja... Ma ei söönud ka kunagi maisi, aga nüüd ma söön. Ja siis ma seda nagu ei tahaks uuesti proovida. Võib-olla tavaline mais oleks täitsa okei, või ma sõin halvaks läinud konservi või midagi. Sa ei saanud siis aru, et... Mul ei maitse sükesed vürtsised, sillised, kuna minu keeles pidi olema hästi palju tundlikke punkte, nii et ma ei kannata. Kes see sulle seda ütles? Ei, see oli mingi saade oli, et on inimesed, kellel on hästi vähe neid keeletundlikke punkte, siis neile sobivad vürtsised toidud ja neil ei ole mingit nende aedviljade asja vastu midagi, kuna neil tundub maitsemeel nagu on palju tundetum. Inimesed, kellel on keeles hästi palju maitsepunkte nagu minul, siis ma ei kannata sükse maitseid. Et ma saan sükse laksu, saan ka sükestest vähem maitsestatud toitudest ja nii on. Kui sul oleks supervõime, mis see oleks? Tanel Padar vastas selle kohta lendamine. Igav. Ma ei tea, mis supervõime oleks nagu mingi supermehel või super kangelasel või? No, kas või? Või lihtsalt sinu puhul, ma ei tea, mis võimet sa tahaks mulle? Ma ei tea. Et suudaksid vormi niimoodi lihtsalt hoida. Õigiksid nagu siga, aga ja, see supervõime võiks mul küll olla, vaat. See on väga hea supervõime, jah. Ma tahaks ka seda, aga kui mingist nii-öelda supervõimest rääkides, ma ei tea, võib-olla ma tahaks nähtamatu olla, see oleks väga siis... Ülelina Vinski on su lemmik. Saaks, jah, Ringi igal pool. Ja küll, Kati, võtame 2 miljoni blogi külastatavuse terviseks. Ja. Mul on hea meel, et te liitusite minuga 2 miljoni puhul. Teate, et Kati tegi endale kasutaja sinna Bonzuna või sinna trainhard.ee. Sellepärast, et sa lihtsalt hakkisid mu ajusid nii kaua, et ma tegin lõpuks äkki kunagi postitab midagi. Küsige Katilt küsimusi, siis ta on sunnitud selle kasutaja aktiviseerima. Ma pidin tegema tegelikult teema lihtsalt, et tere. Ja muude midagi. Okei. Parim kingitus, mille sa saanud oled? Ma ei oska isegi öelda, ma ei usu, et ma elu nii trööstit on, et mul on mingi üks kingitus, mis mul oleks nagu õudselt mingi meelde jäänud, et ma ei tea.
võib-olla kõik muu kui kooli ajas, kui ikka oli see pastakas ja märkmik või sokid. Ma ei mäletagi niimoodi. Ja siis läheb see mingi minevikus sonkimiseks nagu see ma ka ei taha. Jah, aga noh, reisid on alati siuksed head kingitused. No jah, vähemalt ma vastasin sellele küsimusele. Mis oli esimene asi, millele sa mõtlesid täna hommikul? Eks ta on nagu samasugune asi, mida ma mõtlesin ka eile päeval, et vaatades Nitro Katsi Instagrami pilte, mõtlesin, kas tõesti see naine ärkas minu kõrval täna või? Mina täiesti esimene asi, kui ma silmad lahti tegin. Issand, kui väsid mulle, ma tahaks magada. Vist midagi. Ma arvan küll, et noh, et midagi, et jälle tööle. Kuigi mulle väga meeldib mu töö, aga noh ikkagi. Ei, võib-olla oli see, et jess, täna on reede. See võiks ka vabalt olla. Nii. Riik, kus tahaksid elada? Ma võin sellele küll öelda samamoodi, et nagu Tanel Padar, et selles riigis ma elan tegelikult. Et ma võin küll ära käia igal pool äge võiks niimoodi rännata olla, aga ma ei tea, ma siit nagu päriselt ära küll vist ei tahaks kolida, ma ei tunneks ennast kuskil, ma arvan sama hästi võib-olla. Arvad või? Jah, siis ma peaksin hakkama oma elu kohandama mingi teise mingisuguse töökohad ja kõik suhted. I am too old for this shit. Aga mis ei tähenda seda, et ma oma vanaduspõlve Hispaanias ei veeda näiteks. Mina arvan, et kuna ma olen täis käinud mitu korda, siis mulle seal väga meeldib, et võib-olla ma peaks seal elada. Kuigi ma ei kujuta tegelikult ette, et kui ma reaalselt nagu elakski seal, et võib-olla siis ta kindlasti ei oleks nüüd nii eriline, aga äge on ta küll. Nii. Kui sa saaksid üheks päevaks kellegagi kohad vahetada, kes see oleks? Ma ei tea. Arnold Schwarzenegger. Ma ei tea. Ma ei tea, keda ma nagu kiibitseksin, kellega ma tahaks üle need kohti vahetada. Võib-olla sinuga või? Miks? Lihtsalt kui naisena olla, mis tunne on. No me jõuame selle küsimusega. Sa ei tohi vastata praegu minna. Oota, kellega sina tahaks kohad vahetada? Päris ka raske küsimus. Ma tahaks proovida tahaksin jumalaga kohad vahetada. Ma arvan, ma tahaks proovida mingi rockstar olla. Mingisugune siuke. Aga kuna sa ei saa seda, võtame järgmise küsimuse. Issand, kui loll küsimus. Parim nõuanne, mis sa saanud oled? Jaa. Kui sul tuleb midagi meelde, siis vasta. Ma ei tea, ma ei kipu kuulama eriti nõuandeid. Ma teen võib-olla endale pandud. Ära tee välja. Kõige parem nõuanne, ära tee välja. Jah, see on hea nõuanne, aga seda on päris raske jälgida. Ikka teed välja. Kõige suurem hirm? Et ma ärkan hommikul üles ja peenist ei ole. See üks filmist oli. Okei, see oli su kõige suurem hirm, aga järgmine. Ei ma ei tea nagu, et kõige suurem hirm, tui, et lapsega midagi juhtub. Mul on vist ka see, et mingite lähedaste inimestega midagi juhtub. Milles oled sa väga koba? Ma arvan, ma kõiges olen väga koba nagu. Täna sain peatäie siin riielda, et laud on nagu millegi koos,
ma selle kaelalikult tegin. Ju ma olen siis koba selles. Suke tunne oli, et sa oled nagu loopinud. Ma ütlesin, vana mees, käsi väriseb, nagu ei vala sinna kaussi enam nagu täpselt sisse. No siis sul peaks need käed ikka mitte värisema, vaid nagu tõmblema hullult lausa, et noh. Mina väga koba. Kindlasti väga paljudes asjades on väga koba. No. Ei, ta ei ole koba, ta on enda arust võigis on nii andekas. Ei tulegi ühtegi asja meelde, kus koba on. Ei no lihtsalt mõtlen nagu, et ma ei saa vastata ju siin mingi, ma ei tea, mingi ehitamises, kui ma ei ole ehitaja või mingis, ma ei tea, mingi kitarrimängus, kui ma ei mängi kitarri. No kitarrimängus oled koba, selge. Järgmine küsimus. Okei. Mida laulad duši all? Ma ei laula duši. Mina ka ei laula. Lapsepõlve hüüdnimi? Jokker. Jokker. Jah, ma olen laps alles, ma olen Jokkega siiamaani. Ma ei tea, ma arvan, see on tuletatud lihtsalt nimest mingi Marks või mingi siuke. Mingi aeg mingi sellised pooksid mingi Totaka niisama igast lalli hüüdnimisid, aga see oli, noh, ma ei tea. Ikka ma arvan, et mu nimest on Marks ja... No mina olen eluaeg kats olnud ja siiamaani olen nüüd. Oled või? Poleks nüüd katsiks kutsunud kunagi. Aga selge. Kõige ekstreemsem asi, mida sa teinud oled? Ma ei tea, mis ma ei oska öelda. Ma ei ole siuke, kes on mingi adrenaliini otsi, et ma ei usu, et ma mingi väga ekstreemseid asju siis teinud olen. Ma ei tea ka, ma ei oska öelda, ma ei ole mingit bensihüpet või langevarahüpet teinud, kuigi ma teeksin küll. Ma ei tea. Aga ei tea, need asjad, mis ma teinud olen, ega neid mina ekstreemseks küll ei nimetaks. Jah. Peab ikka loll olema, et lihtsalt täiesti normaalsest lennukist langevari kalle hüpata, et saada mingit lapsu. Aga noh, see selleks. Miks? Ma ei tea, tundub see täiesti tobe ennast, aga noh. Okei, järgmine küsimus. Üks ekstreemne tegevus, mida sooviksid teha? Ei sooviks midagi teha, ma ei ole ekstreminist, ma arvan. Mina võiks küll langevarjuga hüpata, ma arvan. Ma võiks, pigem on see mingi sundhomme hüpata, no et oleks see äge, aga ma ei usu, et ma sellest mingit erit mõnulaksu saaks, minu arust tunduks ikkagi tobe. Ma arvan, et saaksid ikka. No jaa, mis ma tahan, et hirmutan ennast, hüppan lennukist alla, issand, ma hirmutan ennast, ma saan adrenaliini. Aga ainult see hetk on hirmus, kui sa sealt lennukist alla hüppad, pärast on ju lahe. Ei, sa ei veena mind. Nii, nüüd tuleb see sinu kõige kardetum küsimus, sinu esimene suudlus. Minu arust on mineviku sonkida väga nõme, kui sul on mingid suhted ja asjad siuksed. Ma võin öelda siis, et minu esimene suudlus oli Katiga. Mina pidin vastama sellele küsimusele, et kuna sul on siidist kõrvad, siis mina ei ole kunagi kellegagi suudelnud. Mis oli sinu viimane vale? Eelmisele küsimusele vastates. Sama. Okei, järgmine küsimus on hea. Laula oma läbi lemmikaegade lemmiklaulust üks väike viisijupp. Ei, ma ei tea. Lemmiklaule või siukse nii palju jälle, et no, ma ei usu, et mingi eristada saab, aga no ma ei tea, no. Words don't come easy to me. No see on 80-ndad. Sa ei taha, mis ma laulsin. Aga mis mitte ka. Poison. Nii edasi. See oli kunagi mu lemmiklaule. Ma hullult fännasin seda, ma olen hästi vikki. Ma ei tea, ma ei viitsi siin mingi laulma hakata praegu. Ma ei tea üldse seda, mul on neid lemmiklaule nii palju. Ta on laulmises kobanud. Nälja teed, ma olen terve elu aeg, ma olen mingi kooris laulnud ja igal pool. Näed siis, mis kõik välja tuleb. Lemmikkoht Eestis. Lemmikkoht Eestis?
no ma arvan, et see on siis äkki Mustvee lähedane siuke koht nagu Kasepää, et see on lapsepõlve möödunud, et võib-olla see siis. Teagi. Ma ei ole nüüd nagu Eestis kõiki kohti nüüd niimoodi läbi käinud, et Seal, kus oled sina, seal on mu lemmikkoht, loomulikult. et samas ma ei ole ka mingit siukest nagu hullu negatiivset emotsiooni saanud kuskilt. Ma arvan, et igal pool on tore, kus on mingi hea seltskond ja keegi, kellega sa nagu saad lõbusalt aega veeta. Nii, lemmik spordiala, vist ei ole. Jah, ei ole ikka. Bodybuilding vähemalt üritaks tegeleda sellega mingilgi määral. Mul bodybuilding otseselt ei ole, aga jõusaalis ei saa. Ma ei tea üldse sport meeldib. Maja või korter? Ma arvan, et ma olen nii mugav inimene, et tegelikult korter võib-olla. Võiks olla siuke hea mugavustega korter ja nii edasi ja mingi all mingi hüsteerilised lapsed ei karju. Aga ma arvan, et siis ma ei oska öelda, siis majas võiks muidugi elada, aga siis võiks keegi seda seal, ma ei tea, hooldada ka. Ma tahtsin just täpselt sama vastata, et majas on muidugi selles mõttes on palju parem elada. Kuidagi siuke, privaatsem ja kõik ikka. Aga see majas elamine nõuab palju. Ma ütlesin sulle osta Timo maja ära, seal oli tema ei tahta. Seal ei leia just üksteist üles ka, see on täiesti hull ju. Palju seal neid tube on, mina ei tea. Okei. Aga ühesõnaga ma arvan, et praegu nagu selles suhtes pigem korter, et see on nagu siuke mugavam, et lööd ukse kinni ja sul ei ole nagu mingit muret. Jah. Nii. Oota, siin on väga Tanel Padarilikud küsimused. Mugavdame. Lemmikfilmi žanr? Ma ei tea, ma arvan, komöödia ikka. Vist ka sama. Mulle õudukad tegelikult ka meeldivad. Aga siis peab olema hea õudukas ja neid on väga raske leida. Ma olen rämpskultuuri viljeleja, aga komöödia on alati hea. Kui ta on hea komöödia, muidugi iga komöödia on väga iga. Jah, see viimane komöödia oli tõesti hea, mis me vaatamas käisime. Ma mäletan, mis on. No nii, täiuslik esimene kohting. Täiuslik esimene kohting on alati siis, kui on täiuslik naine, nagu ma arvan. Võib-olla mul ei ole siis peale sinu loomulikult olnud kohtinguid. Selles suhtes täiuslik esimene kohting on see, kus ei teki mingit seda piinlikku siukest nagu vaikust, et tegelikult vahet ei ole, mida sa teed. Nagu meile istusime seal niimoodi. Et lihtsalt on see, et eks see klapp peab tekkima ja kui ei teki seda nagu hetke, et nagu ma ei oska midagi öelda, aga midagi nad peaks ütlema, et siis on nagu jama. See on huvitav jah, et osad inimesed, kui sa räägid samu sõnu, samu mõtteks ühega, on sul hästi põnev seda infot vahetada teisega nagu täiesti sein ees, et sind juvitagi tegelikult. Jah. Kuidas täiuslikule tüdrukule meeldida, Marko? Valetad ikka julmalt palju, ma arvan. Oleneb, mis eesmärgil meeldida, kas ühe suhte eesmärgil või pikaajalise suhte eesmärgil. Kui ühe suhte, siis kindlasti valet nii kui torust tuleb. Kui pikaajaliselt, siis ma ei tea, siis ei olegi nagu mingit siukest pikaajaliseks suhteks peabki leidma lihtsalt õige inimese. Kustub ära. Mida õige džentelmen kunagi ei unusta? Ma ei tea, mida õige džentelmen ei tohiks unustada kunagi. Püksi lukku lahti. Näed siis, püksi lukku lahti.
kell magama lähed? Siis kui uni tuleb või mis kell ma magama jään niimoodi, ma ei lähe niimoodi, et noh, vahest see küll et mis ikka paisis, mine voodisse, lähen voodisse või midagi, aga pigem ikkagi seal on ka nii, et siis kui jääd magama, ega mul ei ole nii, et kell on 10, siin kinni. No ideaalis ma läheks üldse, mina olen selles suhtes täielik nagu ööinimene, et ma läheks võimalikult hilja magama, ma läheks mingi hommiku eel, aga kuna ma selles suhtes ma olen ka hommiku inimene, siis ma harilikult isegi kui ma kell 4 lähen magama, siis ma ärkan ikka kell 6 üles, nii et aga jah, ideaalis pigem on see, et ma läheks võimalikult hilja magama ja ärkaks võimalikult hilja, kui ma suudaks ainult magada nii kaua. Nii, 3 asja, milleta sa elada ei saa. Siis, ja see on mingi täiesti filosoofiline küsimus. Õhk, lootus ja armastus. No, tegelikult ongi jah. Tanel Padar vastas. Et usk, lootus ja armastus. Mis ma ütlesin? Sellist õhk. Õhk. Kuidas sa saad ilma õhkuta? Aga siis sa võiks muidugi jah öelda. Usk ja lootus läheb nagu pigem, ma arvan, siin sama asjale minu arvest rohkem. Nii et ma ütlen õhk, lootus ja armastus. No ma ei hakka siin ütlema mingi, ma ei tea, ala söök ja jook või midagi siukest igavat, aga kindlasti ma ei saaks elada ilma nende ägedate inimesteta, kes mul olemas on minu elus. Ma ei tea, see on selles suhtes nii raske küsimus jälle, et vaata inimene nagu harjub kõigega, et kui nagu mingid asjad, milleta ma varem olen arvanud, et ma elada ei saa, siis kui need nagu ühel hetkel ära kaovad, siis lihtsalt sa elad edasi ilma nendeta ja nii ongi, kui ära ei sure. Mul ei olegi nagu otsest, ma võib-olla jah, ainult need enda mingid lähedased. See teed. Ma vaatan, et see mingi asi näitab mingi 3 minutit huvitav, mis see tähendab. Nii, okei. Kaart on hakanud täis saama, vist on ära kustutamata jätnud. Nii, kirjelda täiuslikku autot. Mulle meeldivad mõnes mõttes Tanel Padari vastused ka, ma ütlen, et täiuslik auto on see, mis viib punktist A punkti B ja siis ta toob punktist B punkti A. Ja ei lagune ära. A tagasi ei lagune ära. Et täiuslik auto ei võta kunagi bensiini ja kütust ja ei lagune ära ja nii edasi. No minule meeldib, minu jaoks täiuslik auto on hästi suur. Mulle meeldib tegelikult enda auto väga, aga noh, ei tea. Sul ei olegi autot? On. Ei ole? No veel on. Ei ole. Ei ole, on ju. Ise müsid maha? No jah, aga tulebki uus ja hullem. Noh, midagi täpselt sulle. Kõige tobedam kuulujutt sinu kohta. Ma tean juba, mida sa sellele vastad. Hull naiste mees. Jaa. See on nii haige jutt. Miks see siis haige jutt on? Sest see ei ole tõsi. Aga kus sellised jutud siis on saanud tekkida? Ma ei tea. Ma ei tea. Idikate välja mõeldes on mingisugune arusaam asjadest. No minu kohta kuulujutt, ma ei tea, ei ole just mingit kuulujuttu teinud. Miks peakski? Kas usud armastusse esimesest silmapilgust? Ma ei tea, ma ikka usun, miks mitte. Ma tean, et sina ei usu. No kuule, see ei ole nagu võimalik armumine esimesest silmapilgust. No jah, aga pigem see ongi mõeldud see armastus esimesest silmapilgust, et vau. Aga see on armumine, mitte armastus. No jah, ma arvan, et see... Ma ei saa mingi, et näen kuskil toal teises otsas mingit inimest, et plaks ma armastan, see on... No
see on see sõnade mäng ju. see on jah. Kelleks tahtsid väiksena saada? Ma ei tea, nagu vist päris palju lapsed ma tahtsin saada kokaks ja mingi hetk ma tahtsin saada turvameheks. Ilmselt oli see mingi ihukaitse teema rohkem, mitte päris siuke tüüpiline turvamees. Ma tahtsin arstiks saada. Ja siis mingi hetk mul hakkasid õudselt kiiresti vahelduma need. Siis ma tean, et ma hästi pikalt ma tahtsin, ma olin jummale kindel aastaid, et ma tahan inglise filoloogiks saada. Ja siis tahtsin olla arstiks saada, nii et suurim pahandus lapsepõlves. Ma ei tea, mul ei tule meelde. Minu lapsepõlv oli ka ainult üks suur pahandus, nii et muuga väga ei tegelenudki, kui ainult kedagi ära ei tapnud. Ei, ära ma tapnud kedagi ole. Ühe mingi põllu ma panin küll põlema, mingi kulu põletades. Ma ei tea, sellest ei saanud keegi teada. Aga nüüd. Nii, kus näed end 10 aasta pärast? Siin samas. Mitte sittagi pole muutunud. No, mida sa nüüd vaatad siukse? No selles mõttes loodame, et elu on õnnelikum ja nii edasi ja et ma ei tea, kui suured sa seda küsimust nüüd mõtled? No mitte midagi ei ole muutunud 10 aasta pärast su arvad su elus? No laias laastus küll mitte. No okei. Oota, mis sa tahtsid, et muutuks? No kui 10 aastat on nii pikk aeg, et ma ei tea, kui see läheb niimoodi. Kati, see läheb niimoodi. Ma tean, et see läheb niimoodi, ma olin ka alles 17, aga kui ma nagu mõtlen seda, et mis on 17. eluaastast kuni siiani juhtunud, siis seda on ikka nagu... Ma ei tea, mul küll mingi eriti viimase 10 aasta jooksul ma ütleks, kui midagi juhtunud on. Tavaline kulgemine. No laias laastus, ma ei räägi mingi detailidest. No mida ma nüüd valesti ütlesin? Räägime sellest pärast. See on ikka väga... Lemmik tähtpäev. Lemmik tähtpäev või? Ma ei oska öelda ma ei tea, võib-olla jaanipäev või vana aasta õhtu või? Ja meeldivad jõulud. No siis muidugi sinu sünnipäev. Millal on mu sünnipäev? 29. juuli. Tubli. Katil on üks päev enne Arnold Schwarzeneggeri sünnipäev. Et kui Facebookis tulevad Arnold palju õnne ja ma mõtlen, et oi, nüüd magasin midagi maha. Lemmik näitleja. Milla Jovovich. On Jovovich või? Jovovich. Ma ei tea, neid on ikka mitmeid Arnold Schwarzenegger. Päriselt nagu või? Minust ei oska üldse näidata. No teda on lahe vaadata. Mulle meeldib... Ma tean, et see on väga igav vastus, aga mulle tõesti meeldib Johnny Depp. Mulle tõesti meeldib, et ta rollid ja filmid ja minu meelest on nagu nii ägedalt nagu oskab teha. Kõige vähem lemmikvärv? Roheline. Tegelikult ka või? Ma arvan küll. Miks sul siis roheline hambari on? No kuule, ma ei mõtle nii details, ma mõtlen lihtsalt võib-olla siis... Mul on roheline bluus ka ja nii edasi, aga kuidagi mulle nii, et see... Sest mulle ka roheline ei meeldi, ma ei suuda roheline... Ta on natuke ebasümpaatne võib-olla, aga ta ei iseenesest nagu mingi asi on roheline, siis ma ei lähe mingi hulluks, et ma oppi, ma väldin seda. No minule ei meeldi rohelises toas olla, aga lihtsalt
noh, ma ei ole ka nagu rohelise värvi fänn, aga lihtsalt minu arust on nii palju nagu koledamaid värve veel. Näiteks pruun. No ja mingi hall. Hall mulle meeldib. Nojah, aga see on kuidagi siuke nii igav plassvärv. Ei tea. Okei. Lemmik aastaaeg. Suvi, ma arvan. Jõulud ja aastavahetus on lahe, aga suvi on veel ägedam. Ja mulle meeldib ka suvi ja siis noh, selles suhtes talv mulle meeldib ka, aga talv mulle meeldib ainult siis, kui on nagu selles suhtes korralik talv, et on nagu lumi maas ja mulle meeldib ainult see jõuluperiood. Et siis, kui jõulud ja aastavahetus läbi on, siis võiks kohe minu pärast suvi tulla. Et suusatamas ma ei käi ja mul on suht kama siis sellest. Et lemmikraamat. Winnetou. Ma lugesin raamatuid nii ammu. Winnetou oli küll üks lemmikuid. Mul on neid nii palju. D'Artagnan ja 3 musketäri oli ka ja siis mingi päev rääkisime Katikoest raamatust, kas ema südant tunned sa? Mul on neid hästi palju. Ma olen selles suhtes suur nagu lugeja, nüüd ma viimasel ajal. Ma pole kunagi näinud, et Kati loeb välja, et naiste ajakirja näinud, naistekas. Mul on ainult üks ajakiri, mida ma loen sellepärast, et see lihtsalt käib mul postkastis. Ma ei loe mitte ühtegi muud ajakiri. Ja sa oled näinud sellepärast jah, et ma ei viitsi tassida oma mingit kuradi raamatukogu siia kaasa, sorry noh. Lemmikraamat on Facebook. Ei, näoraamat. Isegi näoraamat. Ei, minu lemmikraamat tegelikult ma arvan, et läbi aegade on Salingeri Kuristik rukkis. Mis mulle nagu väga meeldis, mõtlesin, et peaks lähiajal nagu uuesti lugema. Ja siis muidugi Bukovski kõik raamatud, kust on tulnud ka see Nitro nimi. See on muidugi pikem lugu taga. Aga kirjelda, issand kui nõme küsimus, kirjelda Tallinnat 3 sõnaga. See on täiesti tobe küsimus. Minu arust ka see on nii tobe küsimus, et ma jätaks seda vastamata. Kui kaua oled kõige kauem olnud magamata? Ma ei tea. Oleks ikka mingisugune 30-40 tunni kanti, aga ma ei kujuta ette, mis asi see võis olla võib-olla kuskil mingis. Ma ei tea. Jaa, nii kaua isegi ole olnud. Ma ei teagi. Ma ei teagi isegi, kas ma 24 tundi vist ikka olen, aga ma mäleta. Kui sa oleksid loom, kes sa oleksid? Ma ei tea. Hüljes. Ei, ma ei tea. Mis loom oleks? Morsk. No kes sina oleksid? Lõvi. No. Mina võiksin küll lõvi. No näete, siis kui hästi ma tunnen. Parim külgelöömisnipp. Küll sul on ilusad silmad. Ma ei tea. See on tõesti parim külgelöömisnipp, kus juures ma ei ole isegi kuuld veel sellist. Selles mõttes jumala. Ma tulin kohtingul oma vana tsiibiga, see mu seisab tegelikult oma selle Ferrari ajasin just kortsu, nagu see on teeninduses. No ma ei tea, külgelöömisnipp, Jesus Christ, ma ei käi niimoodi. No näete, ma ei ole mingi naiste mees, siis mul ei ole mingid oma külgelöömisnippe, nagu oi, kuidas ma saaksin mingit muljet avaldada, aga mulle meeldib mängimine. Mina arvan ka seda, et sa ma ei tea, parim külgelöömisnipp. Kunagi ma tean seda, ma ei tea, kas see jutt on tõsi või ei ole, aga see Aleksander Aleksejev siis paaris siis läks naise juurde, ütles, et kas sa kulturisti oled proovinud? Nii et тогда пропоos. No ma ei tea, mina arvan, et lihtsalt mingisugune klikk peab kellegagi ära käima, et siis on nagu
kui seda sädet on, siis läheb asi käima, kui ei ole, siis ei lähe ja siis mina ei viitsi kellelegi külge lööma. Millest see säde siis on, lootussäde meil ei ole? Ma ei tea, eks aeg näitab, tuleb vist midagi veel, mingit sädet. Mida sa naiste puhul ei mõista? Mitte midagi. Nii lootusetu. Ma ei tea, ma aru saanud, et nad räigad ühte teevad täpselt risti vastupidi. Kuigi see on ju tegelikult on ju mõistetav. No too mõni näide, mis ma olen rääkinud ja millele ma olen nagu risti vastupidist teinud. Ma ei tohi öelda. No kui sul midagi roppu ei ole, siis tohid ikka. Mul tõmbab kohe plokki ette, ma ei taha mitte kunagi. Kuule okei. No sa ei saa seda näidet tuua, sellepärast, et see ei lähe nagu selles suhtes teemasse. No ma ei tea, mis see küsimus oli? Et mida sa naiste puhul ei mõista? Ma ei tea, ma ei oska nii mõelda. Ma tean seda, et mehed harilikult ei mõista seda naiste multitaskingut. Tõesti? Et kuidas naised saavad mitut asja samal ajal korraga teha. Jah, et kui vaadata seda Jan Uuspalu ürgmeest, et siis ta seletab kõik niigi lahti. Mida mina meeste puhul ei mõista? No, mida sa ei mõista, ma võin sulle seletada. Ei teagi, ma nii suuresti mõtlen tegelikult ise nagu mees, et ma olen kogu aeg... No selles suhtes ma olen nii harjunud, võtta, ma olen kogu aeg meeste seltskonnas ja ma kuidagi nagu, ma ei tea, ma ei samastu eriti naistega. Mitte, et ma mingi hullult nagu mehelik oleks, aga ma ei tea, ma saan täiesti aru teist. Et noh, jah. Kui sa oleksid naine, mida sa teeksid esimesena? Kui ma oleksin naine, mida ma teeksin esimesena, siis no paratamatult on küsimus, et mis mehi ja naisi eristab, nagu ühel on nokku, teisel ei ole, et mida ma saaksin teha siis, kui ma oleksin naine, et kõike muud ma saaksin ka mehena teha. Ma ei saanud vastust aru. Mis sa siis teeksid? Ma ei tea, mis ma teeksin nii palju. Näeksid naisena päris kole välja. Kui ma nüüd mõtlema hakkan. No, mida sa teeksid mehena esimesena? No, ilmselge klassika ju, ma prooviksin pissida. Ehk et ühesõnaga ma prooviksin seda keha osa, mida meil ei ole, sihtotstarbeliselt kasutada nii palju, kui see võimalik on. Kunagi oli kusjuures oli sellest jumala hea video internetis. Et seal videol oli üks väike beebielevant, kes oma, ma ei tea, mida ta tegi, aga ta lihtsalt nagu vehkis oma londiga. Tahtsi tagasi jumala tükk aega, täiesti pani hullu. Siis selle video pealkiri oli see, et mida naised esimesena teeksid, kui mehed oleksid. Ehksid londiga. Ja. No. Ja, see on küll ikka väga suur unistus. Põhjus meheks saada. Mis on kõige raskem sinu elukutses, et siis kulturismis? Ei ole, jah, selles mõttes küll, et nagu kontrolli ja toitnus, kui tahad nagu, ma ei tea, mingisugune hüpperäge vormis välja näha. Aga ma ei tea, kui ta oleks nii jube raske, siis mis ma siis peaksin tegelema sellise asjaga, mis on nii raske. Muidugi lihas kasvatada on kõige raske, et tahaks ju 10 korda suurem olla. No oma töökohta ei selles mõttes ei oska midagi välja tuua, et sul ei ole midagi nagu rasket. Kõik on tehtav, kui sulle meeldib töö, siis ei ole, ma arvan, väga midagi seal nii hirm rasket ja ületamatut. Kas autorehvi oskad vahetada?
ei, ma ei oska autorehvi vahetada, ma arvan. Ma olen tegelikult neid heebliga olen neid rehve vist isegi vahetanud siguliidel, aga või vähemalt aidanud isal vahetada. aga no ratast ma ikka oskan vahetada. jah, ma just tahtsin sama öelda, et ma arvan, et rehvivahetusega on keeruline, aga ratast oskab ikka vahetada. mitu trahvi oled saanud? ma ei tea, ma arvan, et siuke ka, et siuke keskmine nagu ikka saadakse mingi 4-5 või niimoodi. ma oletan nagu täiesti laksust. mina olen ühe saanud. okei. kassipojad või koerakutsikad? kassipojad. salatalent. ei, mul ei ole mingit salatalente. ei tea, ma just ka ei ole. nii andetu inimene. andetu jah. ei ole nii andekas, et kõik on nii andekas. saladusi ei ole. suurim tugevus. ma ei tea, et mul oleks mingisuguseid tohutult tugevaid asju. tugevad musklid. tugevad musklid. minu suurim tugevus, mis ma ei teagi. ma ei tea, ma ei oska vastata niimoodi, kui aus olla. suurim tugevus, no ma ei tea, ju siis ma olen nõrk inimene, mul ei ole selliseid märkimisväärseid tugevusi. et mida nüüd nii hullult saaks esile tuua. aga suurim nõrkus? kõik on nõrkus, kõik on suurim nõrkus. mul on võib-olla suurim nõrkus see, et ma kipun nagu võib-olla mingeid asju nagu liiga nagu üle mõtlema, et ma küll, selles suhtes ma ei näita seda välja või ma ei. ei näita välja, okei. ei no selles suhtes ma nagu ei näita välja, et ma mingi käiks päevad läbi ja räägiks ainult sellest, et aga ma endal nagu kuidagi siuke peas, et ma tunnen, et ei tea, kogu aeg nagu häirib ja kogu aeg mõtled selle peale, siuke ebameeldiv endale. võib-olla suurim, no ta ei ole suurim nõrkus, võib-olla ta ei ole ka, ei ole, ma ei tea. mis asi? lihtsalt peaks vähem välja tegema vahest mingitest asjadest. jah, see on küll, et ikka nagu vahepeal. aga ikka teed välja eriti on see, et kui on nagu mingid siuksed inimesed, kellesse nagu, kes on sulle väga olulised ja nende puhul, kui nemad nagu hakkavad sulle kuidagi viisi ajudele käima, et siis on nagu raske mitte välja teha. okei. kui sa võidaksid lotoga, mida teeksid esimesena? Yes! ma arvan, väga hea. mina olen kogu aeg unistanud sellest hetkest, kui ma võidan lotoga ja siis ma ostan omale mingisuguse nagu mingi mega ägeda auto. ega või inimest. ja siis ma sõidan selle autoga töö juurde. ja siis kerin akna alla ja siis ütlen kõigile prašai ja panen väravast välja. et ma arvan, et ma seda teeksin esimesena jah. aga siin on täpsustatud summad, kui palju sa võidaksid, võib-olla võidaksid 5 sotti, siis. see on ikka see, et võidaks ikka Eurojackpoti, et mitukümmend miljonit. üks asi. mul pole kuskile sõita ja. ei, ma sõidaks lihtsalt väravast välja, siis ma sõidaks koju. kellele ma pärast sai ütleksin? ma arvan, et ma oleks kuskile minema kohe siit. nägite? ei no mitte selles suhtes minema, vaid ma läheks näiteks kuskile, ostaks mingi soojamaa pileti ja oleks seal natuke aega. no loodan, et sa ei võida, siis ma ei viitsi üksi passida sinna. aga ma üksi, ma ostaks ikka sulle ka pileti. nii, üks asi, mida keegi ei teadnud. mida keegi ei teadnud või? ma ei tea. ma ei tea, ma tundun, ma olen igav inimene, mul ei ole saladusi ja ma ei viitsi mingi salatseda või mingi, ma olen mingi
varjatud geenius või kuna mis salaasjad ei ole. Ma ei oska öelda. no mina arvan seda, et kui on mingid asjad, mida keegi siiamaani ei ole minust teada saanud, siis ma järelikult ei taha, et nad saaksid minust seda teada, siis ma ei hakka seda ütlema ka. Kuigi tegelikult ega mul vist ei ole väga midagi sellist. Ja ongi viimane küsimus. Neid tuli vist küll nüüd väga palju rohkem kui 51, aga noh. Äge oli, kui mõni võitis veel lõpuni vaadata. Mida ütleksid nendele noortele, kellel pole kohe õnnestunud? Ikka nöör kaela ja nägemist, ei ole mõtet siin üritada. Kuldsed sõnad. Andke alle kohe andke alle, ei ole mõtet. Noh, noorukil, mida sina ütled noortele? Ei, mina ütleksin küll seda, et kui sa ikka midagi väga tahad, siis küll sa ikka leiad mingi viisi, kuidas sa saada, et ära nagu just ära anna alla. Luuserid, võitjad. No jah, et ei ole mõtet kohe käega lüüa, et proovi ikka edasi. Ja no kui tõesti tuleb välja, et ei saa kuidagi, siis järelikult ei tahtnud piisavalt. Või polnud ette nähtud. Jah. Okei. Tore, et vaatasite. Ma ei tea, kas keegi viitsis üldse lõpuni vaadata. Aga noh. Ei noh, selles suhtes, et endal oli vähemalt tore. Jaa. Sain tohutult sinust teada midagi. Sa said minust ka midagi teada või? Ei. No näed siis.